Eelmises meistrite nurgas oli meil käsil projekt laud käsifreesile. Ja sellel nädalal jätkame projekti ja teeme lauale ka jalad. Materjaliks valisime termosaare, kuna see näeb kena välja, lõhnab ka hästi ja ma usun, et sobib kasevineeriga kenasti kokku. Materjali ostsime nagu alati puumarketist, seda korda siis e-poe kaudu, kuna praegusel ajal soovitatakse kontakte vältida. Vormistasime tellimuse e-poes, maksime arve ja käisime, saime üle ukse kauba kätte. Materjal on meil juba õiges läbilõikes. Meie ülesanne on nüüd see lõigata pikkusesse. Laua jalgadele on meil vaja freesida sisse niisugused spetsiaalsed lohud ja selle jaoks me saame juba kasutada meie poolikut freesimislauda. Selle me asetame antud juhul selliselt kahe laua peale, paneme sinna sisse freesi ja saamegi seda juba kasutada. Nii, märgime endale väikesed spikrid siia peale, et meil oleks lihtsam seda tööd teha ja siis saamegi lõiked ära teha. Nüüd märgime peale lauajalgade asukoha ja arvutame välja viimased detailide asukohad ja suurused. Nõnda, nüüd hakkame aga otsast esimesi detaile kinnitama. Nii, järgmise sammuna kinnitame nurkadesse diagonaalid, mille külge siis lõpuks lähevad jalad. Lauajalgade kinnitamiseks kasutame me sellist liblikmutrit ja spetsiaalselt kruvi. Seda selleks, et lauajalad oleks hiljem eemaldatavad, juhul kui me tahame seda kõike koost lahti võtta. Selle poldi kinnitamiseks peame me loomulikult jälle puurima puidu sisse pilootaugu, aga kuna seda on nüüd nurga all väga keeruline teha, siis teeme sellise spetsiaalse rakise, et meil oleks seda mugav otse ülevalt alla puurida. Rakise tegemiseks kasutame seda sama jääkmaterjali, mis mul siin oli ja lõikame 245 kraadi nurgaga tükki. Nüüd need tükid kinnitame me pitskruviga laua külge. Ja ongi lihtne detail 45 kraadise nurga all laual asetada. Augu peaksime võimalikult täpselt 90 kraadi all siia sisse saama, seega jälgime, et puur läheks sisse otse. Ennem kui jalad paika keerame, lihvime servad üle, et pärast pind näppu ei läheks. Selleks kasutame Mirka tolmuvaba klotsi, panen veeaure paika, tolmuimeja tööle ja toimetame. Olulisemad talid on valmis, nüüd keerame jalad külge ja vaatame, kuidas lõpptulemus välja kukkus. Saime jälle ühe olulise etapi meie freesilaua juures lõpetatud, kuid töö ei ole veel lõppenud. Seega selle laua juurde me tuleme kindlasti veel kunagi tagasi.